PPP teise osa esimene teema on õpetaja-õpilase positiivne suhe. Teoreetilise tausta saavad üliõpilased alusmooduli ainest, suhtlemine ja tagasiside haridusorganisatsioonis. PPP aines teema käsitlemisel kui ka tegelikult mentori ja üliõpilase enda suhtes on oluline võtta arvesse seda, et me ei saa mitte kedagi õpetada, toetada ega ka suunata, kui meil puudub positiivne, toimiv suhe. Teemat käsitledes ongi võimalik koos arutama ja avastama hakata just seda, millised need positiivse suhte elemendid on ja kuidas seda õpetaja töös saab ja peab arvesse võtma. Teoreetiline raamistik, millele antud teema käsitlemine toetub, määratleb tulemuslikku õpetaja-õpilase suhtlemist läbi 3 laia valdkonna, millest üks valdkond, emotsionaalne toetus, on siis ka PPP aines praktikategevuse fookuseks. See valdkond koosneb 5 dimensioonist, mis antud slaidil on ka välja toodud. Need 5 dimensiooni on positiivne kliima ehk siis klassiruumi üldine emotsionaalne toon ja milline on side õpetaja ja õpilaste vahel. Negatiivne kliima. Kuidas on tajutud üldine väljendatud negatiivsuse tase klassiruumis õpetaja ja õpilaste vahel? Õpetaja osavõtlikkus ehk siis tema tähelepanelikkus õpilaste vajaduste suhtes ning teadlikkus sellest, kuidas tema õpilastel läheb nii akadeemiliselt kui emotsionaalses mõttes. Õpilaste perspektiiviga arvestamine ehk siis mil määral õpetaja suhtlemine õpilastega ja klassis tehtav lähtub õpilaste huvidest, motivatsioonist ja vaatenurkadest. Ülemäärane kontroll. Mil määral on klassiruumis toimuv jäigalt struktureeritud või ette antud. Kas ja kuidas on arvestatud või mitte arvestatud õpilaste huvide ja vajadustega. Vaatluse jaoks välja töötatud vaatlusleht toetubki nendele 5 dimensioonile ning neid aspekte üliõpilased klassis või rühmaruumis siis vaatlevad ning proovivad ära tunda. Kindlasti kõiki neid aspekte vaatlusel jälgida ei saa, kuid olulist osa neist on siiski võimalik märgata ja üles märkida. Selleks, et vaatluspäev oleks edukas, on oluline üliõpilastel ka selleks põhjalikult ette valmistuda, tutvuda materjalidega ning läbi mõelda praktika eesmärgid ka enda jaoks. Üliõpilastel oleme palunud enne praktikapäeva läbi mõelda, miks on positiivne suhe oluline ja mida mõjutab, alates motivatsioonist, akadeemilisest edukusest kui ka heaolust laiemalt. Tutvuda põhjalikult ja läbi mõelda, mida vaatlusel saab või ei saa näha. Näiteks arvestada sellega, et teise inimese mõtteid, motiive ja tundeid ei saa ju otseselt vaadelda. Selle asemel on oluline keskenduda nähtavale ja kuuldavale käitumisele ning vältima peab kindlasti hinnangute andmist. Muidugi on väga oluline ka teha selgeks endale vastav teooria ning ka see, millised on siis need emotsionaalse toetuse 5 dimensiooni, mille abil saab õpetaja ja õpilase suhet jälgida ja analüüsida ning kuidas need võivad avalduda. Vaatluspäeval keskendub üliõpilane struktureeritud vaatlemisele ja nähtu analüüsimisele vastavalt ülesande eesmärgile ja vaatluslehel ette antud elementidele. Üliõpilane vaatleb klassiruumis või rühmas õpetaja suhtlust õpilastega, keskendudes positiivse suhte elementide märkamisele ja ülestähendamisele vaatluslehel. Suhet kui sellist üliõpilased näha muidugi ei saa, küll aga erinevaid elemente õpilase ja õpetaja suhtes on siiski võimalik märgata ning üles kirjutada. Kui märkamised on kirja saadud, järgneb nende analüüs peale vaatluspäeva ja ka vaatluspäeva lõpus toimuval mentorarutelul. Analüüsitakse siis positiivse suhte elementide esinemist ja seotud olukordi ning kuidas õppijad mingitele tegevustele reageerisid. Siin lehel on näha osaliselt ka üliõpilastele antav vaatlusleht. Esimesse tulpa saavad üliõpilased märkida kriipsukestega mitu korda mingi element tunnis või rühmategevuses esines ning viimasesse lahtrisse saab lisada üliõpilane oma märkamisi ja kommentaare, mida hiljem siis mentoriga saab üle vajadusel arutada. Nii nagu ikka, toimub vaatluspäeva lõpus ka mentorarutelu, kus üliõpilase initsiatiivil on võimalik oma vaatluslehel kogutud info kohta rohkem uurida ja küsida ning oma nägemus mentoriga arutada.
Ehk siis arutelu fookuseks on õpetaja ja õpilase positiivne suhe, selle loomine, hoidmine ning vaatluse käigus märgatud teemakohaste tähenduslike olukordade ja tähelepanekute arutelu. Eesmärk üliõpilastel on veel rohkem positiivse suhte elementide kohta teada saada ja märgatud reageeringute olukordade kohta rohkem uurida. Uurida siis mentori kogemusi antud klassi või rühmaga, mis mõjutavad positiivset suhet, mis on õpetaja roll selles ning mida õpetaja vajab, et saaks luua positiivset suhet, seda hoida ning ka vajadusel taas luua. Siin on välja toodud ka mõned võimalikud küsimused, mida üliõpilased võiksid mentorilt küsida ning vajadusel saab neid ka kohandada. Mentor arutelu lõpuks peaks koostöös üliõpilasega kokku leppima ka fookuse harjutuspäevaks, mida üliõpilane saab siis järgneva nädala jooksul planeerima hakata. Ka harjutuspäevale peab eelnema üliõpilase põhjalik ettevalmistus, et oleks võimalik oma harjutuspäeval saada eduelamus. Harjutuspäevaks valib üliõpilane õpetaja ja õpilase positiivse suhte teemast enda jaoks tähendusliku aspekti, millele soovib harjutuspäeval keskenduda. See võib olla näiteks kontakti loomine või siis näiteks õpilaste perspektiiviga arvestamine, tegevuste planeerimine nii, et saaks võimalikult palju õppijate huvidega arvestada või siis hoopis mõni muu tähenduslik aspekt, mis üliõpilast kõnetab. Oluline on seada fookus, mitte minna teemas liiga laiaks ja üldiseks. Üliõpilane kooskõlastab mentorõpetajaga, millise tegevuse, kas siis näiteks arutelu, ülesande või mõne teema õpetamise, võiks valitud aspektiga seoses harjutuspäeval läbi viia. Siinjuures on oluline mentoril ka üliõpilane kurssi viia klassi või rühma eripäradega, mida tegevuse planeerimisel üliõpilane peaks arvestama. Üliõpilane esitab lõpliku tegevusplaani mentorile hiljemalt 3 tööpäeva enne harjutuspäeva ning küsib ka tagasisidet oma tegevusplaanile. Oleme soovitanud üliõpilastel kindlasti ka harjutada planeeritavat tegevust, näiteks testida siis oma juhiste selgust või siis tegevusteks vajaminevat aega. Harjutuspäeval viib üliõpilane eelnevalt kavandatud tegevuse siis läbi, näiteks osana tunnist või rühmas toimuvast tegevusest, arvestades kontakti loomise ja hoidmise põhimõtteid ning kaasates õppijaid. Harjutuspäev lõpeb üliõpilase ja mentori aruteluga ehk siis mentoraruteluga, mille fookuseks on harjutuspäeval tehtu ja õpitu reflektsioon. Selle arutelu puhul on mentori roll oluline õigete küsimuste küsimisel, mis aitavad üliõpilasel reflekteerida kogetut. Vajalikud küsimused on lisatud ka eraldi failina ning loomulikult võib soovi korral kasutada ka mõnda refleksioonimudelit. Arutelu juhtides võiks mentor esmalt uurida ja paluda üliõpilasel ise nimetada, mis tegevuse käigus õnnestus, mis toimis, mis hästi välja tuli. Ehk siis keskenduda esmalt õnnestumistele ja positiivsetele aspektidele harjutuspäevas. Seejärel võiks mentor arutelu keskenduda tekkinud küsimustele. Mentor saab siin suunata üliõpilast reflekteerima selle üle, mis valmistas raskusi, segadust ja anda võimalus üliõpilasele uurida lisa, miks mingil moel õppijad reageerisid, miks mingites tegevustes kaasa tuldi või ei tuldud. Mentor arutelu lõpus on võimalus üliõpilastel küsida või siis ka mentoril võimalus anda tagasisidet üliõpilase tegevusele. Tuua sisse ka enda vaatenurgad ning lisaks on väga oluline suunata üliõpilast reflekteerima ka oma õpikohtade üle. Nii nagu ka eelnevate teemade puhul kirjutavad üliõpilased kogetu ning seotud teooriale tuginedes kirjaliku reflektsiooni, kus seatakse õpetaja ja õpilase suhte teemal pigem kitsas fookus enda jaoks olulises aspektis. Üliõpilased reflekteerivad ja panevad kirja, mida nad õppisid loetust, nähtust ja kuuldust ning kuidas seda kõike mõtestada ning millised on üliõpilase õpikohad. Vaatlusleht on antud töö puhul sisendi kogumiseks ning seda ainesse esitama ei pea. Ülikoolis toimub PPP aines kokkuvõttev seminar, kus eelkõige keskendutakse refleksioonioskuse arendamisele.
ning sellega on teema käsitlemine aines arvestatud.